Täna proovin 120-se Midland lauaga sõita. Et tuul on täpselt selline, mille jaoks see mõeldud on. Mingi ninakoll oli kindlasti ninas. Situation oli laua liitsiga. Situation lahendatud, põlevad laua laiali. Nii. Hetkel on puhang. Ja mul on suur foil ka. Aga noh, sul on vast hinge, et siukse tuulega sõita. Nii. Kui mõnus. Sõitsin madalikku. Ajasin madalikut sassi, mõtlesin, et see on see järgmine, aga see oli see madal. Pumpasin siin. Aga ütleme nii, et see ma nagu tahaks öelda, et see reklaam ei vasta, toode ei vasta reklaamile. Aga kahjuks ei saa seda öelda, et tõesti nii nagu räägitakse, et hakkab nagu võrreldes drifteriga, noh, laia otsaga lauaga hakkab liikuma. Õigemini drifteri probleem on see, et või noh, ütleme laia otsaga lauaga, laia otsaga laua probleem on see, et kui sa tahad hakata lauda pumpama, foili pumpama ja seda nina nagu alla vajutama, siis laua ots läheb vette ja see pidurdab lihtsalt kõik hoo kinni. Nii et noh, ei saa nagu pinnal olles eriti pumbata, et lauda saab pumbata alles siis, kui ving on nagu nii palju hoogu sisse andnud, et ta nagu natukene juba tõstab, aga sellega saab hakata nagu varem pumpama lauda, noh, foili. Ja see ei tapa nagu seda kiirust ära ja kuna ta on natuke kitsam, noh ikka kitsam ja teravam, siis vingi jõud paneb teda nagu kergemini liikuma ka. Et see on tõesti nagu uskumatu. Noh, ütleme nii, et need korrad mul on kõik meeles, kui ma oma selle tavalise lauaga olen mõelnud, kurat küll, et selle tuulega saab sõita, aga ma ei saa peale. Ja sellega on niimoodi, et selle lauaga saab, ja vähemalt selle suure foiliga, saab sellise tuulega, millega saab sõita, et kui tuult on nii palju, et saab sõita, siis saab sellega peale ka. Vot, et see erinevus on. Et kui tavalise lauaga on sul vaja tuult nii palju, et peale saada, ja siis, kui sa saad peale, siis on teda juba varuga. Aga sellega saab siis sõita niisuguse tuulega ka, millest piisab ainult sõitmiseks. Nii et